9. ja väga väike. Aga seda olulisem karutükk ehk süsti polegi vaja. Et arstiks üleöö ei saa. Selles võib lillekäppal natuke ju õiguski olla. Aga vahel õhtuti, kui mul und ei tule, mõtlen ma elule järele. Ja vahel mul tikuvad siis erinevad sõnad pähe. Need sõnad kogunevad punti ja nihelevad. Lillekäppa arstiks hakkamise jutu peale kogunesid ka pähe sõnad ja hakkasid nihelema. Mulle meenus, kuidas ükskord kukkus muuseumis kõige ülemiselt riiulilt üks plekist kraana alla ja kukkus pauhti mulle pähe. Siis mul käis pea ringi, nagu oleksin karussellil sõitnud ja minu hea sõber Karu Huudenki tegi mulle pai. Süst ei võtnud ära valu, pigem aitas pai. Käpp nii sile, Karu pehme, haigus aru sai. Tuli joosta ummisjalu, minna metsa taha. Vares võttis ära valu, pillas jõkke maha. Harakas sai nohu köha, ronk sai põlvemuhu. Vihm viis ära pisarad ja sadas maha sohu. Süst ei võtnud ära kurbust, hoopis aitas Karu. Palavik kui majast läinud, siis saad sellest aru. Lugesin lillekäppale need nihelevad sõnad ette, nii et mitte üks koma ka ei saanud ära joosta ja ütlesin, et minu meelest karud ongi kõik juba sünni poolest arstid. Lillekäpp hakkas naerma ja ütles, et ma olen ikka üks igavene präänik-väänik, aga siiski väga armas. Veel ütles ta, mulle tundub, et kõigist viimasel ajal tehtud töödest on sul kõige paremini käpas ikkagi kirjutamine. Kas sa tahaksid mulle ette lugeda, mida sa viimasel ajal kirjutanud oled? Selles hästi lühikeses, aga väga olulises loos oli juttu karust nimega Huudenki. Ja see on selline väike karu, kes elab Mängvasja muuseumis karumajas teiste karude juures. Ja ta kannab sellist naljakat ja natuke võõrapärast nime ja see tähendab vene keeles lahjake, kõhnake. Nii et kui me võtaksime selle soojendava kampsuni ta seljast ära, siis ta oleks tõepoolest üks õige kõhna karu. Tulge siis teda vaatama, näete oma silmaga, kui suur ta on.